Tšau, parvikassad. Tšau. Täna hakkame Martiniga konti saagima. Hoia kinni. Ühe sõnaga. Pikman andis meile imeilusa tomahawki ja minu plaan oli, et ma tahan teha steiki nii, et see ei puuduta risti ühtegi. Ehk siis üleni krõve jääks. Mis ma vaatasin ühte restorani videot, kus ma sain siis mõtte, et me ajame ta vardasse rotisseriga ja siis me keerutame teda seal. Pikman saatis mulle tomahawki, mis lihtsalt ei mahu sinna keerlema. Ja täpselt. Eks me pidime kondis aega võtma selle asja lühemaks, aga ei hullu. Nüüd siis proovime ajada selle varda, see kaamera siit näeb, siit läbi pikki konti ja siis paneme need argid otsa, mis jäävad teda siis poosis hoidma. Ja siis ta keerleb ja tegelikult keerleb hästi seal, see keerlemine on hea mõte, sest et siis kogu aeg oma rasvast ta just kui supleb. Et läheb küll rohkem aega kui niisama steigiteoga tõenäoliselt, aga... No, sellega läheb ikka oma jagu aega, see on päris korralik steik. No, aga laseme ikkagi 55-ni ja... Täpselt. Nii, hoian kinni ja aja siis varras sisse. Varras muidugi ülijäme, et vaatame, mis juhtub. Tule siit sisse. Võta, hoian siit, noh. Nüüd tuli välja. Nii, paneme need harkjalad otsa. Need lähevad täpselt ümber, need siia liha sisse ei pea minema. Ma just mõtlesin, et paneme ühe näiteks liha sisse, mis hoiab teda siis nii-öelda ka alla kukkumast, sest et hakkab lõtsana laiali vajuma. Jah, tegelikult pole paha mõte. Kiidan. Aga ei tule välja hästi, tuli ikka. Nii. Teine pool. Nii. Näeb endiselt välja nagu steik. Minutit vanglas. Aga kerge oliiviõli. Ja põhiline steigi maitseaine. Jah. Ei hakka midagi leiutama. Ei, head steiki tahame. Nii. Ehk siis kosmose. Ja ma lisan veel, et ma olen nüüd 6000 korda juba torgata saanud, et olge ettevaatlikud, kui seda teete kodus. Need on teravad. Nii. Ja seda võib siia hästi panna, sest et see tükk on jäme. Nii. No vajuta kinni. Vaata, et sa torgata ei saa. Jah, see on hästi öeldud ja mõeldud. See kindel enam väga suurt mõtet ei ole, sest see on nii auguline. Oota, pane siia ka. Nii. Nii ja nüüd selle paneme siis ahju tegema. See on väga pessimistliku näoga, vaatad seda. Ma ei tea, selline tunne on, et vajub laiali, aga... Ei, no siin on ju asjad sees ju. Jah. Ja teine asi, me viime ta ainult 55 kraadini. Selleks, et jääks ikkagi steik. Ja auguga steik. Täpselt nii. Päris suure auguga. Aga ega see maitset ei mõjuta. Tervist. Peaasi, et tuleks. Lähme ahju. Lähme ahju.
Mis tsoonidega? Et jätame täpselt lihtsalt söe alla ja ei tekita külma kuuma tsooni. Ei. See peaks piisavalt kaugel olema. No. Ütleme nii, et saladuseks ei jää. See ei keerelnudki veel vist, või keerles? Keerles, jah. Ja ma testisin enne. Nii, pane keerlema. No. Ai, kui ilus see on. Vaata, pilt on hea. Teen pilti ka. Filmi. Vaata, üks tõmbab kohe sealt tooni teiseks. Jop. Aga paneme ta kinni ja teeme ava ülevalt natukene rohkem lahti, siis saab see lemu siit välja. Kui sul on olemas ilma juhtmete termomeeter, siis topi see sinna sisse. Meil ei ole praegu, sest laost on ka otsas. Ja me peame käima aeg-ajalt tšekkimas. Ehk siis seda steigi puhul on eriti oluline mitte mööda lasta. Mis me siis praegu teeme? Võtame 5 minuti pärast või? Jah. No me peame näole silma vaatama ka, et mis seal kontrollima olukorda ühesõnaga, sest et 250 on juba rauas ja on karta, et see rasv hakkab sinna sisse minema. Meil on igast tulekahjud ja ma ei tea, mille kõik võimalused siin praegu. Õnneks paned luugid kinni ja? Jah. Ja tekitad need gaasid sinna sisse, nii et see puruks lööb. Ei no, puruks ei lähe vist? Ei, alati on see, et kui on päris tulekahju sees, siis on ülemine olev luuk kinni ja ülevalt natukene lahti uuesti. Et selles suhtes, et ta õhu pealevool kaob ära, välja ta irvitada saab, et kohe kindlasti ei tasu jälle vaatama hakata. Et aga täitsa hermeetiliselt kinni ei tasu panna, sest üks hetk võib käia. Üldjuhul lendab müts pealt maha, olen näinud. Aga vaata korra sisse. Nägu vaikselt muutub. Näed, põhiline iva, näed, siit rasv jookseb. Igistab, jah? Et see iva ongi selles, et ta keereldes supleb oma rasva sees, mis peaks andma nagu maitse eelise. Mingi lahtine lapakas, mis käib lappa edasi-tagasi. Okei, pane kinni. No mõõdame korraks. Siit tuleb ilge leek kohe alla üles. Ma ei näe veel. No, vähe. Oi, kui vähe. Jah, pane käima. Las kärssab. No, 35. Mingi varras. Kust ma mõõdan? Igal pool on mingi varras. No, 30 midagi, jah. Davai. Ma ei korra seisma. Ma nagu panin, aga... No meil on siuke 5 kraadi veel minna. Kohati on, kohati ei ole. Aga noh, kui siit ütleb, et on, siis tuleb minna 5 kraadi veel. Aga väga kena. Me võtame ta maha. Nii, sina pead nüüd steiki hoidma. Natuke on kuum. Keskmisest kuumem hoidmine on ka, ma võin öelda. Ja klassika ehk Tennessee Redi suplus tuleb siit. Siuke, no seekord on tugev 15 minutit, arvestades kui kaua ta peal oli ja nii edasi. Ja nüüd kannatust 15 minutit. 15 minutit täis. Jep. Vaatan, mis meist.
Vedelik, mida ei raatsi ära visata pärast hea solgutada. See igaks juhuks, jah. Nii, tomahawki ilu ja võlu, sa küpsetad teda selle kondiga ja see on üliäge ja värki. Siis kui sööma hakkad, siis esimene asi, mille sa ära lõikad, on tomahawki kont. Siis meil on siin Fätke või? Jah, rasvakiht, mida ei tahaks hea meelega. Küpsemisele aitas kaitsta. Kaitses liha. Nii. Ja no üldiselt lihtsalt on nagu, ega siin midagi ei olegi. Pole pidana nagu vist. On risti ju. Kui kelle huvitab, siis selline näeb välja. Nagu sulavõist pean ütlema igaks juhuks. Auguga. August lõikasin läbi just. Siin oli eriti korralik augu. Kaamera. Et auguga steik. Kus ma pean ütlema seda, et augu ümbert on palju rohkem küpsend. Sest et varras on ju tuline. Varras on tuline, jah. Nii, aga kastmena kasutada. Ai! Me pidime kastmena midagi muud proovima ka ju. Jaa. Oota, aga teeme kõigepealt. Kõigepealt on Jaa. Tava. Cheers. Pole ammu steiki saanud. Pole jah. Nii. Prooviks seda. See on ebaõiglane kõikide inimeste suhtes, kes seda vaatavad. Eriti sellest kaamerast nüüd. No. Võta meil korra. Ma ennem, kui me testima lähme, siis ma võtan ühe tükki veel. Pärast. Habest on poolitama minema. Ja paned tutsu või? Ma mõtlesin tegelikult, et ma paneks siia sisse, kui see jõuaks läbi. Paneme täitsa eraldi. Ma võtan just ühe tükiga. Pigem meeldiv. Nojah, kui et koos proovida on ju. Tal on selline napukas, aga samas tugev veis ja maitse. Ja see ka veel omakorda, siis see kombona töötab nagu üle Eesti. Ja see ristsugutis on väga hea. Väga hea. Tõesti väga hea. Ma ei teagi, kas ma pole ammu steiki saanud või see on lihtsalt nagu roppu moodi maitse nagu. Ei, see kogu see küpsetusprotsess, ma vaatan kui ka siit seda kasti osa. Jaa. See on sellise korralikuma koorikuga. Ei saa ütlemata jätta, et halba maitset pole üldse tunda. Jah. Tõesti väga hea. Jah. See on tavaline veis. Nüüd ma ei tea, kuidas see kaamera näeb, et on see värv nagu õigeks läinud päris nagu, et see punane, siis on vardauk on hall, midagi ei ole teha. Ta on sealt rohkem küpsend, jah. Ta on üle küpsend siit. Aga yummy selle smoky beefiga ja siis siit vedelikust läbi veel koos on ta nagu ütleme, et lõi nagu aju lõkkele pisut. Või me ei ole nii head steiki varem teinud, ma ei tea.
me oleme päris palju steiki teinud. Me ei ole ju otseselt, pikannat sa oled teinud, on ju. Ja siis, no pikanna on ka päris nagu ajulõhkuja. Aga see Tomahawk just Rotisseris, see, mis ma isegi võib-olla julgeks järgmine kord natukene rohkem teha, on võib-olla seda tempi natuke kõrgemaks viia, et tal tekiks see suurem kast. Aga samas ka ilma selleta väga hea. Ja. No, Daddy likes vaat. Eriti nagu nende kahe kombos veel nagu, siis see paneb peise maitset kõvasti juurde ja seal on see mingi üks nüanss, mis sobib peisega. Ja siis see umamit. See on jah päris nagu tõsine ajulõhkuja on, ütleme nii. Et siin on täpselt kiu koht, see ei lähe hammer läbi. Nii, aga ärge kartke väga kallid lihatükke panna rotisserisse, sellepärast, et need tulevad sealt väga head. Subscribe'i kanalile ja tule järgmine nädal tagasi. Tšau! Tšau!